Meil on käes aeg, et me kohe varsti hakkame sõitma Taugapilsi poole. Täna on meil kolmapäev, ehk siis Taugapilsis on juba reedel on trennid ja me hakkame juba homme siis peale tööd minema. Kolmapäev 13.28 kell ja saateauto on siin. Et kui tavaliselt on driftikas on see, mis võib-olla viimasel minutil saab korda, siis täna on meil selline olukord, et mu ilusa F15 asemel on mul nüüd tänaseks selline auto. Lexus. Ja Lexusel ei ole kärukonksu. Ja ainus auto, millel on kärukonks, on see vana hea ustav E70, mis on tegelikult mu seda motospordiga või mis on mu siis seda treilat vedanud tuhandeid kilomeetrid, aga selle autol juhtus probleem. Ja probleem oli tegelikult juba juhtus mitu kuud tagasi, 1,5 kuud midagi sellist, millega keegi ei ole viitsinud tegeleda, sest et isa sõidab siin iga päeval teise autoga ja nüüd on nagu see on nagu seisma jäänud. See probleem on tegelikult pihusti ja pihustil läks pekki ja ma hakkasingi eile õhtu sellega tegelema, sest et ma alles hiljuti see autovahetus toimus suht järsult ja suht kiirelt. Ja nende pihustitega mine pekkina. See on nagu, ma tegelikult tulen siia, räägin seda tagant järgi, sest et suur töö on mul juba tehtud. Ma mõtlesin, ma ei filmi seda, sest et lihtsalt aega ei ole ja ma pean tegelema sellise jamaga ja ma ei ole kunagi seda pihusti värki teinud. See on täiesti esimest korda, kui ma diisli pihustit vahetan. Õnneks me vahetasime paar aastat tagasi selle auto keti ära. Pihustit olid lahti juba käinud, et see ei olnud kõige suurem ooper, aga see lihtsalt võttis rõvedalt aega. Nagu see pudru, mis siin kõik on, sisselaskid kõik need asjad, see võttis ei vähem ega rohkem kui 47 minutit aega ja kõik need pihustite asjade maha saamine, see võttis mul 4 tundi aega. Okei, seal oli veidikene jutustamist ka. Aga et pihustit sai korda, 3 tükki läksid välja vahetamisele ja 3 tükki remonditi. Ja siis ma olen siin täna hommikul alates kella 10 möllanud. Ma isegi ei tea, kust alustada. Esiteks ma pidin need pihustid pesad puhtaks tegema. Siis ma avastasin, et mul ei ole tööriistu. Siis ma läksin, ostsin tööriistu, siis ma tulin siia. Siis ma avastasin, et ma ostsin valet tööriistu, ma läksin uuesti. Siis ma panin pihustid juba peale, 5 pihustit on peal ja siis juhtus selline asi. Pakk läks puruks. Ta oli tegelikult veits paindunud ja siis ma mõtlesin, et ma proovin sirgeks lüüa ja siis ma lõhkusin ära ja siis ma käisin siin, õnneks ma olen Sauel ja Sauel on BMW lammutus, käisin siin Remorexis, ostsin selle uue paku ja see pihustite teema ei ole mitte ainult kõik. See auto tahab ka hooldust, nii et ja selle hooldusega, ma räägin, mul on täiesti nagu fiaskod olnud need 2 päeva. Ma peaksin driftikat tegema praegu, ma peaksin driftikat kontrollima, aga selle asemel ma tegelen mingi diisli kärakaga, mis nagu jonnib vastu. Ühesõnaga, siin on akuga surnud, sest see auto on seisnud mõned kuud ja siis ma vaatasin YouTube'i tutorialit, kuidas autot neutraali peale saada, siis ma sõitsin taga sisse, aga ma ei tea, miks ma ei teinud seda. Ma oleks võinud kohe nagu korrektselt tõstukile panna, üles tõsta juba on ja ühesõnaga ma ei teinud seda, see selleks. Ja ma tahan neutraali peale panna, tegin YouTube'i tutoriali lahti, kuidas see värk käib. Plaks, siin on mingi hunjoobin all, pead keerama seda, ma näitan ette ka, see peaks niimoodi käima siia, pead keerama, alla lükkama ja nüüd nagu üks neutraali peal olla on. Ei ole. Ma ei tea, mis teema sellega on. Ja ma ei saa ka neid hooldusasju teha praegu. Ehk siis ma pean ennem pihustit korda tegema. Ja siis ma saan võib-olla käima panna, kui ma täkku annan ja siis ma saan seda autot liigutada. Ja nüüd on küsimus, miks ma vahepeal ei tegele nende pihustite asjadega. Sellepärast, et pihustik, kuna 3 pihustit läks välja vahetamisele, siis tuleb ka pihustik koteerida. Tarmo peaks nüüd, tegelikult Tarmo just kirjutas mulle, hakkab siia pool tulema, ehk siis ütleme, ma ei tea ise ka. Ma olen suht nagu kännuämblik juba, sest et närvid on läbi, aga võib-olla positiivne isegi, et ma ei pea drifti peale mõtlema, et tegelen mingi kotlettidega. Et tegelikult on hea auto, on väga truu, on väga ustav, lihtsalt aeg teeb oma töö, asjad on kulunud juba ja nüüd saab uue kuue, kõik pihustid värgid ja see on nagu esiteks, ma teen seda esimest korda elus, ma pole kunagi diisli pihustit teinud, see on reitsilt kallis ja nende pihustite taastamisega oli selline lugu, et algselt öeldi 2 nädalat ja siis ma natukene moosisin ja siis mul tehti 1 päevaga tehti need pihustid korda remondis ja see on ilgelt kallis. See pihustite värk taastamine, ma arvan, mul läks mingi pihustite peale praegu 1000 € äkki või tegelikult pole tehniliselt minu auto, nii et papasita maksab, aga sellega poolest nagu teed nagu teise inimese autot, oleks nagu enda auto vaata, siis nagu ühesõnaga paneme timelapsi käima, me hakkame siin pihustit tegema ja meil on vaja veel täna see auto välja saada.
meil on vaja driftikas siia ajada, driftikal bolt check teha, vaadata, et kõik on tibens-tobens, refid on vaja vahetada, asjad on vaja kokku panna, matkakas on vaja ära pakkida, homme on mul driftikal sillastend, ühesõnaga ilgelt peesen, ei olegi nagu midagi paremat sõnu öelda, et peab pushima nagu normaalselt, et jah, see autovahetus tuli nagu ootamatult ja ma ei kahetse, sest et mul on nüüd auto, mis siin tõstukit ei näe mitte kunagi, sest et nagu Lexus ei lagune ja ma ei pea selle pärast muretsema. Nii et ainult mul siin isal on aega auto võib-olla normaalse auto vastu välja vahetada, et peaks ka Lexus ostma, siis ei ole sellised mures. Ühesõnaga, paam timelapsi ja hakkame tegema. Me oleme kuskil Läti tanklas, kuskil, just tulime üle piiri põhimõtteliselt. Ühesõnaga, meil on kell mingi kell 11. Me oleme teel Taugapilsi, nagu näete, vana hea X5 on töö korras, laulab nagu Antsu viiul, sellega niimoodi tehtud asju. Meil läks ma arvan, see viimased 24 tundi läksid lihtsalt njupsti. Ma siin mingit katkendit filmi sain. Aga kuna siin asju juhtus nii palju, ma tegin palju, juhtus palju, siis sorry, but not sorry. Aga meil on kõik tiim. Ja, saate auto on korras, driftikas on korras, driftikaga on täna pestud, sillastendid tehtud, kõik jutud, värgid, särgid. Ja me oleme siin tegelikult päris väikeses koosseisus, mina ja Alex ühe autoga ja siis Kaido ja Paps tulevad matkakaga järgi. Me läksime ees ära. Aga me oleme aega igal pool natukene lullile, et siin söönud ja värki ja tõenäoliselt päris letse, me jõuame mingi 3 hommikul äkki jõuame Taugapilse, 2.53, no joke, nii et päris jõhker, aga normaalne andmine on ja ei teagi, ma arvan, me täna vist rohkem ei filmi, isegi selle filmisime üle Trotsi. Et näeme teiega juba homme, siis kui me oleme kohal ja hakkame pihta selle mölluga, et new haircut, new me, new car, new everything, nii et näeme seal. Ei ole, teine kord on siin Insight tipp. OC2, OC3, OC4, siis siit paned Insight tippi, siit tuled tagasi, OC5, OC6, OC7 ja siis tuled siit siia raja keskelt ja siin on siis OC8 ja OC9 ja finish. Day 2 või Day 3, mis meil on? Meil on hommik käes, regatud, auto on soe, kohe lähme rajale ja meil siin on juba siuksed seiklused on ju siin ööga. Esiteks me jõudsime Aleksiga eile siia mingi peale 4. See kämpar meil magala jõudis kell 6, see sai siin öösel kitse, rehv katki, kõik jutud, me hakkame seda remontima. Nii et Kaida siin ütles, pani selle ameti maha, et kõrret mingi Fiati vaja remontida, nii et süüdlan on seal. Aga meil on keha soojaks, vaim soojaks ja peale, nii et ma ei tea, suht unin peale, aga saame hakkama. Nii et näeme rajal. Smoking on his ass, swear really got me fried. I've been through a lot,
work on the streets, we in overdrive. Saving 30% just to pay the fines. Only hit my phone if you need a 3-5. We making business moves, everyone is justified. My old lady dialed me up like when you coming home. I'm a man in these streets, the streets is my home. We doing 2-for-1s, working till we see the sun. They love the presence of my voice like I'm Big Pun. I switch the Prezi out for the day just. Sometimes I gotta ask God why they hate us. I see the fake smiles on these boys like veneers. I've been counting up, cause it's my golden year. Popping ace of spades to wash away the tears. I ain't seen an L in the last 5 years. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with the streets is loving me back. I put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Let's take a victory lap, let's take a set to relax. I fell in love with the streets is loving me back. I put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Just hit my phone when we talking about the facts. The fact check just cleared, that's another 50 racks. I may never get a Grammy, but I got them in the streets. Everyone around me know that's a fact. I told my talents all over, man, they play me everywhere on the map. I don't fall in love, often told her don't get attached. Running out of space for clothes in my closet. My favorite notification is deposits. Yeah. Don't get attached. Let's take a victory lap. Drink the champagne, motherfucker. Kaidama läks veel pehmemaks omordiga. Don't get attached. Let's take a victory lap. Let's take a victory lap. Let's take a set to relax. I fell in love with this game, and it's loving me back. I put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Let's take a victory lap. Let's take a set to relax. I fell in love with this game, and it's loving me back. Put my all in this game, and it's paying me back. I need a round of applause, I need a victory lap. Kuradi kiire, aga rajajoon oli täiesti vale, ma ei tea, kas ta seda leiaks üldse vaata. Juba esimeses kurvis ta oli nagu vale koha peal. No, блядь, нахуй. Как дела? No normaalne. Kuule, päris okk oli tegelikult trenn ju. Tundus küll, aga nagu üllatab palju oli, ma arvasin, et lätlased on ikka domineerivad rajal täna, aga ei olnud nagu suhteliselt siuke plämerdamist oli päris palju. Ma ei saanud ühtegi, ma sain ühe esimese ringi, sain ainult normaalselt chase'i, teised olid kõik siuksed, kes ees tegi spinni või pooliks sõita, aga muidu me tegime ühe liidi ka. Spot on, oli on ju? Tundus küll, jah. Kõik asjad tundusid nagu sees olevad. Et raja flow on minu mõistes parim, mis ma olen üldse sõitnud, nagu üliägeda flow'ga. Sa lihtsalt lased kurvil ennast kanda ja nagu rool keerub ka ise veel nagu nurka peale ja siis ühesõnaga ülimõnusalt joonistab kokku selle raja. Et ma arvan, et siit tuleb päris hea tandem, aga me peame lihtsalt pilli saama gripiks. Ma ei tea, kui palju ma olen seda morti ja refi rõhku täna alla lastnud ja mänginud, sest et rada on ikka libe. No see on ikka nagu sõidaksid jää peal. Et aga muidu päris normaalne esimene trend tegelikult. Ma olen küll rahul, et sõita sai päris palju tegelikult isegi. Nüüd on meil siin mitu tundi pausi. Me hakkame matkakat remontima, mitte X-Fit seda, mitte hui. Ma olen nii vähe maganud täna, et enda sõnad ka ei ole suus. Me hakkame nüüd matkakat remontima, otsime selle uue radika, ref läks katki, ühesõnaga täis karauul on selle matkaautoga ja võib-olla kui veab, siis äkki tõmbab mingi kerge näpi ka, sest et me oleme siin Aleksiga täna kokku maganud, ma ei tea, 2 tundi või, päris rets andmine on. Aga üldiselt on okei, lähme vaatame, kuidas teised sõidavad ja siis juba räägime teiega, ma ei tea, jooksu pealt, nii et vaatame, mis täna saab, täna on siuke lebopäev tegelikult. Ongi free practice puhas ja chillimine. Nii et stay tuned. Teha nagu sõitu on ju. Aga iga kord, kui läksin chase'i, siis kas vend plämmerdas või mingi jama oli ja see ei saanud nagu... Esimene chase oli kõige parem. Jaa, oligi. Saidki nagu isegi vaata jäitsid ruumi ja siis läksid ukse alla, hoidsid jalaga kinni, lihtsalt vaatad, mis teeb, hoid jälle jalaga natukene kinni. Ja siis kõik peale seda chase'id on lihtsalt nagu, kas on mingi, siuksed on ju mingi ülikonarlikud, sa ei saagi aru, kas ta läheb spinnile, mis ta laseb otseks või mis ta teeb on ju, või siis laseb spinnile nagu. Aga siin on nagu see, ja siis on vaata see, et tegelikult sa näed jumala hästi ära, kui sa kaldud sellest ideaaltrajektoorist mööda, siis sul see asi ongi siuke hästi konarlik ja sul see poolevaatis on hästi terav ja siis sul ongi see nii-öelda üle minemise oht.
aga ma täpselt nii nagu seal kaardi peal vaatasin, kus peale seda kuradi torni poole vahetus, sealt tagasi tulles, kui sa sinna kaare pealt lähed raja keskelt, väike känker, hästi kiire, paika ennast jalaga kinni, joonistab väga-väga lebalt selle raja ära. Nüüd sul on aega vähem vaadata, kus teed sõidavad. Jah, aga Alex ütles ka, et olime seal, kui ma liidi selle ühe ringi tegin, siis oli nagu sügaval ja kõik nagu pidi olemas olema. Oli ka minu arvest, nagu ma sain täpselt nii, nagu seal paberi peal olid ja nii palju, kui ma neid kaste nägin, siis igal pool olin sees. Kaste on palju, klippe on palju. Jaa, kastid muidugi. Jaa, kaste ei olnud väga näha, paar ringi oli, siis oli kadunud juba. Ja see minu arvest nagu sisenemine on suht nagu okei olnud. Ma olen isegi paar korda mõelnud, et küpsetun üle vaata, et nagu ilge lennuga tulen, viskan nagu ülivarakult juba, sealt mäe pealt alla. Kus seal uue asfaldi nurk on, seal pealt midagi pealt tulema. Ma olengi niimoodi visanud sealt juba pikalt. Ma olen, kui teised on hiljem tulnud, siis ma olen juba taga juba, kui külg eest tulen sinna plaks, panen oma kratte sinna kasti ära ja lasen läbi selle. Aga ei, jumal okei. Mulle nagu väga meeldib. Isegi, et ma olen siin 2 tundi maganud, paps on siin terve tee, mul seda kohviiniga toitnud tups ka alla, kõik nikotiinipaugud, värgid, kohviinid, asjad. Lainapis pool tundi tiksud, Lätis käib kõik asjad niimoodi, et kui kell on 15.50, tähendab seda 15.15 pead juba olema lainapis, on ju. Ja nüüd saame peale, teine trenn, vaatame äkki saame seekord natuke paremini sõita, timmime ja siis on lanna, teeme sellised ägedad sõita ja mis kõige tähtsam, veedame ägedat aega. Nii et lähme naudime, lähme teeme ägedat tandemit ja siis juba saab puhata täna. Tule, jääb peale. No tšao, tak normaalne? No tegelikult liidi nagu ühte klippi, ma ei olnud kindel vaata praegu. Läksin, keerasin grippi autol juurde, ma mõtlesin, et kurat nagu äkki vaata, ma ei tea, mis ma mõtlesin ühesõnaga. Tegelikult on jumala timm, nüüd on juba väga hea auto. Aga no, me oleme ka nii palju keeranud seda täna, et nagu johha ei tee. Aga hakkab tulema. Ma loodan, et ma saan ühe chase'i teha, sest et ma olen täna just vaatasin videot, suht halbasi chase'i teid nagu ikka väga halbasi. Et vaatame, et äkki saame ühe ringi ja siis saaks ühe normaalse chase'iga täna koju ka veel minna. No, õhtale, et siis ma oleks väga rahul. Aga ma arvan, et ei saa. Sa oled tööl või? Saad korra Intercaarsist siukse päringu teha, et kas ole siin, ära muretse, ole siin. Liigume rahulikult, ma tean, kus kaameramees töötab on ja see ongi motion drive. Et ühesõnaga, et kas sul on võimalik uurida, et kas Intercaarsi Taugapilsi selles laos on 30 vasak tagumis supporti. Hiiumaa mehed sebivad Taugapilsi sinna lattu juppe. Kuidas trenn on? Trenn on okei, tegelikult rada on kiire ja selles mõttes, et kui joon ei ole õige, siis on päris raske nagu rada kokku saada. Et kui joone saada õigeks, nagu ikka, entry on põhiline, saad algus hästi minema ja siis hakkab kohe tulema. Aga ma sain aru, et Kristol läheb üli hästi, nii et no ma ei teagi, oske Kristo auto hooaja lõpus ära ja siis hakkab teil küll hästi minema. Jah. Ütles, et tegelikult oli hästi, aga no see täpselt see klipp, mis ma rääkisin.
kuidagi esimeses trennisessioonis ei olnud nagu seda probleemi. Aga nüüd on nagu tekkinud kuidagi taha nagu, ma ei tea, kas ma ise nagu lasen korraks maha või midagi, aga ühesõnaga midagi ma teen seal valesti. Pean paremini tegema. Aga ütles, et täitsa okei oli. Ma küsisin, kuidas kiirus oli. Ta ei tea, et ta ei ole kellegi teisega sõitnud. Aga ütles, et tema jaoks oli quite okei. Joo! Ees ma olen nagu see teine klipp nagu hakkas kummitama see nagu sessioon. Ma ei saanud seda teist klippi kuidagi kätte kunagi. Oota, mis see viimane sõit oli nüüd? Tegid paraadi juba või? Mis mõttes? Nagu niimoodi sõidab nagu võidu peale või? Nii hea oli või? No absoluutselt nagu. Ausalt või? Ei olnud ju. Pask oli või? No jah, ma ei tea. Andre kooli vaja sul. Teine klipp oli suht hea. Oota, ma võtan selle telefoni. Oota, ma ei saanud seda teist klippi kätte minegi pärast. Ma veits hakkasin kõhklema. Sa nagu panustadki Andre miksi peale juba. Ei panusta. Aga muidu oli see ainult üks klipp oli see, mis ma kätte ei saanud. Täna vist pool ööd mingi analüüsima seda jamana. Aga muidu oli päris hea. Tegelikult mulle meeldis. No siin oleks võinud veits sügavamal olla. Võinima peab ka vahepeal, on ju. Aga nagu kiirus sai päris palju tunda. Ma just keerasin eest pehmemaks, ma ei saanudki proovida seda. No homme proovid siis. Lihtsalt peab meelde, et sa nagu tegid selle muudatuse, et kas siis homme tundub, et see nagu meeldis või ei meeldinud. Ja vaata siin tagasi pöördes ka poole vahetus vaata, et kohtunikud ütlesid, et seal ei tohi olla aeglustust. Ma ei kasutanud seal kordagi mingit kässerit, mitte midagi, lihtsalt full sendit, nagu tuled sealt touch and coast välja ja lihtsalt hoiab peal ja lihtsalt palvetad, et sa puusse ei lenda nagu. Ma palvetasin sulle koos. Aga nagu Chase'is ma ei juunud selle hallil järgi. No jah. Ta oli nagu kuradi kärme. Vahet ei ole, selles mõttes õhtu lõpuks tuleb siis sellise olukorras nii teha, et lõikad seal, kus sa saad ja teed oma sõitu ja võib-olla teema paneb ratta välja ja see on jälle sinu aine. Seal on nagu... Nad võimendavad ikka üle ja Raido ütles, et seal mingites kohtades ikkagi nad sõidavad üle joone ikka. Ühega on okei, kui üle joone. No tegelikult ma veits saan aru, mis ma tahaks nüüd teada, et mul oli see poole vahetusel, ta oli kuidagi... Esiteks mul ei olnud pidamist, nüüd see viimase ringiga, kui ma tegin, siis sai nagu juba sõita gaasiga nagu. Ma ei libisenud sealt nagu ära nagu. Iga kord oli see, et libisesid nagu välja, vaata. Nagu hoidsid peal ja sul oli nii libe, et sa lihtsalt kandusid välja. Kontraga kandis välja ära või? Kontraga kandis välja ära? Ei, mitte sisenemine. Kui sa seal nagu nende kaarte peal sõitsid, vaata. No mõtlengi, flipi pealt, kui läks teisele poole või? Ja. Peale transitionit nagu ta viskas nagu liiga välja, et kuigi said gaasi peal. Vajutasid korra siduri alla ja sa lasid siduri lahti, et selle asemel, et hakkas sisse kandma, ta hakkas nagu välja kandma, libisesin välja. Ja ülejäänud klipid olid kõik käes, see ei olnud probleem. Ülejäänud seal kaared kõik, ninaklipid, seal ma sõitsin ilusti ära, aga just see otse 2. Aga ma tean, mis teisiti teha. Tegid väga hästi tegelikult, tule tuluta ka vahepeal ennast. Chase'i tegin sitasti. Ei olnud tegelikult, sa said endale hea pähkli, mida pureda. Ja ta oli väga hea sõita, kellega nagu sa said aru, vaata, et kui sa tahad homme šampust juua, siis sa pead veel pushima. No jah, aga ma tahaks näha nüüd homme trennis, et mis see see kuradi setup teeb. Paneme vunk juurde. Aga sa mu amorti nägid taga või? Ma ei tea, Ma olen siin nii palju peal. Vaata, kui pehme see taga on. Niimoodi kruttik kogu aeg aina pehmemaks. Ühesõnaga, homme paremini, siis on okei. All good. Küsisin Lätaka käest ka, kuidas oli kiirus. Kus sõitsid, ütles, et it was okay, it was good to chase. Aga ta ütles, et otse 2 it was a little bit bad. On the tandems it will be crash, but on the trainings it was okay, but... Niimoodi kohe ähvardas. Midagi kässarist rääkida. Ja ta ütles, et ta nagu kasutas ise kässarit, ta ütles, et ta nagu üldse ei meeldinud, aga nagu kuidagi pidi kasutama. Aga tema nagu, kui ma läksin talle järgi, siis ta ikkagi, vahet ei ole, tandemist sa pead nagu ikkagi seda järgi hammustama. Ta pushis kohtade pealt üle ja siis, kui ma lõikasin, siis ma sattusin nagu valesse kohta, sest et ta pushis üle, vaata. Et kui mina lõikasin, tema tuli siit veel ja siis olidki vaata siin ja siis nagu pidid siin känkarit tõmbama või nurka viskama. Ehk siis sa sõitsid liiga palju talle ette nagu? Jah. Kohati nagu. Ja siis vaata, kui sa sõidad nii palju ette, sa tõmbad kässelit, sa jääd uuesti maha, vaata. Et selles mõttes, jah, seda tabada on nagu kehv. Aga ma jäin juba sisenedes maha.
pean lähemal olema. Tõmbame selle tänase esimese päeva lukku ära. Meil oli tegelikult täiesti produktiivne päev. Vaadates, kui palju me maganud oleme, vaadates, mis meil kõik need viimase 24 tunni jooksul on juhtunud, siis ma arvan, et see on parim, mis me teha saime. Et kvalliks me saime väga hea põhja. Ja nüüd peame lihtsalt natukene homme seda teemant lihvima, et tuleks see briljant välja. Et ma arvan, et vaatame homme ja sääsed söövad, nii et läheme magama ja räägime ja näeme juba homme. Oleks võinud olla gramm sügavam, aga muidu klipp oli käes. 0 kättarit terve ring, ainult sisenemine. OC1 sisenemisklipp oli ka vist väga hea ja väga hea kiirus oli. Mina ütleks, et väga hea päeva algus täna. Yeah.
Nagu ta on. Sa said ka hommikusöögi söödud, Jah. Kuule, päris lanna trenn oli hommikul. Tegime siin ainult eessõitu põhimõtteliselt, Chasey tegi 2, aga seal tegime oma liidi. Ja ma ütleks, et see tänane 8 tundi unetundi on ikkagi tunda, tuleb paremini ja saad ise ka aru rohkem, mis sa teed. Ja ma arvan, et meil on päris hea põhim, et nüüd on ainult kvallis. Tuleb ise külma närvi hoida ja siis ma arvan, et on head tulemused ka. Ja külma närvi me oskame hoida, nii et ma arvan, teeme ära selle. Mul on nagu see plaanid juba ammu tehtud, kui ma siia tulin, nii et vaatame, mis nendest plaanidest saab. Et teeme ära. Ootad rohelist tuld ja sees puperdab ja siis käib roheline tuli ja siis on odo ja siis on juba külges ja siis on savi. Närvi peab ka natuke olema, see hoiab erksana. Aga kõik sujub, nii et I think it's all good. Get inspired. Filmisid, Jook on meil õige, vinne rätitud ja nüüd puhatud, analüüsitud. Meeskond on auto valmis pannud, kõik tibens-tobens, meil hakkab kuall, ma juba seda ütlesin. Ühesõnaga, meil siin päike paneb niimoodi hullu, pole harjunud, lõpuks on ka siia see suvi kohale jõudnud jälle, see Eesti suvi. Ja nüüd on kualli aeg, et lähme tegema. Et teeme ära selle ja siis võtame päeva vabalt ja lähme vaatame, mis saab. Et ma arvan, et meie oleme heas kohas. Joon on meil tegelikult juba siin 2 päeva paigas, mis on ainult fine tuuninud. Auto on maasikas ja ilm on ilus ja näeme naudime seda tänast päeva, nii et näeme kallis. Mul olid küüned pikad, ma näitan nii. Ära sisse suumi, siis küüsi vaata. Saladus ei saa ju välja rääkida. Ei saa. Again. So the same, we are driving qualification by order, by numbers. Yeah, I was 20 seconds. Yeah. So approximately when you see about 10 cars before you are driving. So we are 24 and yeah, approximately. Pretty much when Latsist go then I go. Yeah. Okay. Lots of driving, so you understand you should start preparing yourself for moving, yeah? Yeah. Good luck. Good luck. Thanks, man. Have fun. Yes. Aga ma ei paindu nii palju. Vanake on ta. Vaataks sealt raisk. Ei paindu enam. Kurat 25 kukkus vaata, siis on lappes nagu. Siin tead, ostad vaata enam, ei osta enam auto, mis laguneb ja ostad auto, mis kuradi kestab ja... Elu on selline, elu läheb kiirelt. Kunagi oli 18 roheline ja kõik oli täna nagu kodulaenud asjad on. Kuule, aga vaib on mega. Mõnus, päike kütab, kõik oleme ära põlenud. Isegi kui istud autos, päike tuleb läbi klaasi raisk. Meil oli kael normaalselt kuulda. Big news! We have new radiator for the camper. Yes. Siin meil joppas. Kaido käis eile Läti Intercarsis ja tänaseks jõudis Radikus kohale ja saavad koju ka. Kõhus käisid ka nüüd liblikud ära. Nüüd on tunne õige. Ma mõtlesin, kuidagi liiga lanna on. Ootasin seda liblikat, vaata, millal tuleb. Nüüd käis ära. See on iga kord, ma räägin. See on nagu nii korduv jutt, mida kogu aeg räägid, aga sa oled seda kvalli kogu aeg. Kurat, ma olen ikka sõitnud kvalli, aga iga jumala kord, kui kvalli lähed, siis käib see nõks ära. Aga see, nagu vaata, nende musklimeestel nagu on, ega see power ei tule siin, see power tuleb siit, peab olema korras.
nagu 0 kässarit, 0 jalga. Ühes kohas läks tsipa laiaks, aga 72 punkti ei ole üldse hea seis nagu. Ma ei oleks nagu uskunud, et nii vähe tuleb. Ma ei tea, kus need kaduma läksid. Ei olnud küll nagu siuke sõit nagu 0 kässarit. Väga vähe jalga. Nina klipp, top notch. Ühes kohas nagu läks, viskas liiga kaugel ära, aga ma ei tea, 28 punkti nagu maha võetud. Ühesõnaga, priski huvitav, ei ole üldse tegelikult rahul. Ma tulin maha persu, ma nüüd tegin. Siin peame ikka teise sõidu ilmselt tegema, sest praegu päris suurelt, me oleme praegu 11. See on alles nagu poole peal. Ei jama, väga mis teha. Päris joon nagu, ma mõtlen, miks nii vähe. Esimene oli selles lahtel on joon, mis 40 saab või? Jaa. 27 said vist või? Mis ma nagu siis nagu valesti tegin? Ei, nad tahavad ikka päris serva peale sõitmist näha, mis ma tunne. Ma ühes kohas läksin laiaks, ma seda tean, aga ma ei teinud kässarit, ma ei teinud aeglustust, ma ütlesin ühtlast kiirust ja ühtlast nurka. Vaatame kohe. Ma ütlen ausalt, täpselt on nii, et kui mina filmin, siis ma oma silmaga ei jõua midagi vaadata. Ilusti sügavalt läbi. Okei, aga kõige tähtsam koht. Ilusti käes. Siit läks natukene välja, ma võtsin ühe koorpulase. Ilmselt oli niisugune komistus, 2 koonust lõid ära. Väga sügav touch and go, aeglustust ma ei teinud. No, siia jäi kindlasti maha punktid. Sinna jäi maha ja tegelikult nagu see sisenemine oli ka. No, siit läks liiga laiaks nagu. Seda kasti nad mõtlevad, on ju, kust esiratas peab läbi sõitma, on ju. Sisse kiiremini ja see koonused jäid sinna maha 2 tükki, on ju. Neid saaks nagu parandada, ütleme nii. Ülejäänud sõidujooned ma ei hakkaks nagu üle pushima. Ja nad ütlesid, need olid kõige nagu suurema punktiga. Eelmine kord, et ei ole 34 punkti. Ei ole seda tillitamist, vähemalt tead juba mentaalselt, et pead teist sõitu sõitma ja nii lihtne on ja võtta kokku ja mine tee ära nüüd. Selles mõttes, et kõik on ju kokku joonistatud ja lihtsalt nüüd on vaja natukene suruda kuskil. Rohkem sügavamale lihtsalt kastidesse ja ühes sisenemine paremast. Jah, rohkem nurka ja natukene vähem kiirust ja kuigi ta tundus nagu, ma kaldusin sellest nii-öelda, sest sisenedes see, mis need ideaalkoht, mis nad tahtsid, et võiks esiratas olla, ma kaldusin sellest mööda, aga nagu palju mõnusam oli kokku joonistada nagu. Minek ja, lähme teeme ilusama siis, proovime. Ai, see on normaalne. Striidi elu ju. Ma mõtlesin, et äkki vaja mingi kütust lisada või ei ole. Okei, fine. Kuule, aga ma olen teinud siis parema ja ilusama ja Jaa, aga ma räägingi, et üle ei pushi ja. Ma arvan, et kui sa teed täpselt sama sõidu, mis sa tegid eelmine ring, sa saad 10 punni rohkem. Ma usun ka, jah. Ma olen seda meelt nagu pigem. Ma arvan ka. Ma ei hakka mingit imesi tegema, et lihtsalt puhas, ilus ja natukene sügavamale. Võib-olla isegi jalaga rohkem kinni hoida, et sinna kasti sügavamasse saada ja ei karda seda kässarit ka kasutades näha on, et see ei mõjuta mitte midagi. Tundub küll. Jah. Ühesõnaga, oleks, kui sa kuulsid, meil nüüd see briefing oli just ära, me jälgisime kõiki sõite, täna on siin üle 90 siis striidi venna ja ja päeva lõpus on see, et ega meie sõit ei olnud ka kõige ilusam. Aga kui sul on sõidavad inimesed, kes sõidavad 3 kasti mööda ja saavad sust rohkem punkti, siis nagu tekib küsimus, et sa oled kõikides kastis olnud. Ühesõnaga väga keeruline on leida see kuldne keste, mis kohtunikule meeldib, sest et drift on subjektiivne ala, seda hinnatakse kohtuniku silma järgi ja me ei oska siia midagi ilusat otsa lüüa, et lähme proovime, et äkki saame nüüd rohkem. Et see on parim, mis me teha saame, sest et mida paremaks teha, mida muuta, mida nad näha tahavad, ei oska öelda. Nii et näeme QL2, vaatame, palju punkte tuleb. Täielik segadus. Kõik lõpuvennad on juba kohal. Davai, anna minna.
kvalli teise ära. 2 sõitu enne mind hakkas vihm peale. Ja hetkel peale, kui ma olen maha tulnud, ehk siis vihma algusest on läinud mingi mööda siin. Reaalselt 15 inimest on sõitnud ja kõik 15 inimesest on siis 2 sõitjad, kes on üldse punktid sõitnud selle vihmaga, mis siia tuli. See on mina ja üks siis Läti poiss. Nii et see rada on vihmaga ülikeeruline. Meil oli eelmise aasta tarkust natukene teada, aga ta oli ikkagi teistmoodi. Aga me saime punktid sõidetud. Nagu see vihmatrenn on ikka see aasta ära tasunud. Ja nüüd meil olemegi siin, kuna enne meie pealeminekut siin tegelikult sõitjad siis said kuivaks sõita. Need said 100 punktid. Ja me praegu olemegi, siis hoiame hetkel kvallis teises kvallis hoiame siis hetkel 7. kohta. Ehk siis meil on 1 positsioon veel võimalik kaotada ja kui me selle nüüd 2 positsiooni kaotame, siis me oleme homme tandemiksis. Aga ma ütleks, et sellise konditsioonis ja selle raja peal vihmaga sõita tuli tulemus ja jälle 0. Ei, see rada on raske vihmaga, keegi aga üks sai 1 punkti rohkem, üks sai 64 punkti. Aga ma ütlen, et see rada olud on lihtsalt nii palju muutunud, kui mis siin 2 päeva trenni tehtud on, et ei kohane sõitja sellega ära, sest tegelikult on esimeses kurvis on enamustel spinne. Aga ma ei tea, kuidas nad siin arvestavad, kas nad, vaata osadel on siin Q1 on punktid, aga need ei ole nagu suured ja Q2 on 0 nüüd punkti või siis vastupidi, et mida nad siis vaatavad, kas nad 2 punkti, sa mõtled kokku või? Kuidas nad vaatavad, jah? Ja ma arvan, et ikkagi seda teist sõitu ikka vaatavad. Isiklikult arvan, aga ma ka ei tea. Vaata, selle läks kõrva. Papsile läks vesi kõrva. Tahtsin nagu öelda, et mis vett ei ole seal peal. Natukene sain. Ära üldse sai filmile ka selle. Äge reis. See on Tauga festival reis. Ägene. Läheme paraadile. Viimase minutil otsustasime, mõtlesin, persse siin ajame, siis lähme. Aga me oleme need laisad inimesed, teeme seda nii-öelda seaduslikult. Tehniliselt ma saan ju kindlustuse teha, ülevaatust, tal ei ole, aga Õnneks meil on treila ka nüüd veel hullu. Jah, et kui nad hakkavad jonnima, toome treila ja tõmbame treila peale, aga praegu ma arvan, lähme omal jõul, vaatame, nii on äkki lihtsam. Aga ma võtan auto arvele ja siis lähme. Fest läbi. Fest läbi, nüüd on väike, kell ongi tegelikult sealmaal, et varsti on magama minemisaeg, nii et analüüsime vist tänaseid sõita või? Jah, hakkame eeltööd tegema tegelikult selleks, kes meid homme ees ootavad, et tandemi puu on selgunud. Me tänast päeva kommenteerime, siis ma arvan, et seda on kommenteeritud piisavalt, et rohkem ei kommenteeri seda. Natukene pettunud, aga ütleme nii, et ka tandem X-is on mida võita. Mina olen enda teise sõidu üle väga uhke ja ma ei tea, rohkem ei olegi midagi, et on mis on meil homme tandem X ja sealt tuleb ka samamoodi ennast kokku võtta ja teha nüüd hea tulemus.
et oleks mingigi hea noot, mille koju minna ja et meeskond saaks võidukarikast jälle natukene šampust juua. See on homne plaan ja nüüd siin puhkame veidikene, teeme kodutööd ja hakkame homseks lahinguks valmistuma, nii et see you tomorrow. Bye! Korras või? Morning people from the internet. We have day 3. Meil on päev 3, viimane päev. Uni oli ilgelt magus. Meil on siin, kõik on üleval, ma olen see viimane. Ma hüppasin voodist välja, kombe sisse, vetsu, kohvi kätte ja näed siin öeldi, et kuule, sa pead juba vaikselt minema, nii et ei olegi siia viimasel päeval introki isegi siia hommikuklipile, sest et kurat, siuke tempo on peal. Ei tegelikult, ma tegin pika uinaku, aga juba hea uinaku on, nii et teen oma kohvi ära, hüppan autosse ja meil hakkab trenn pihta ja peale trenni meil kohe hakkabki tandem. Et siin nalja ei ole. Me õnneks oleme seal teisel pool tandemi puuds, nii et eel viimane vist oleme või. Ja ma ütleks nii, et päris head vastased on nagu kuni siis top 4-ni, nii et kui me selle ära plähmerdame, siis häbi meile, aga ma tunnen, et täna tuleb. Mul on juba hea hommiku tuju ka, nüüd reeglina, kui mul nii hea tuju on, siis tuleb ka. Nii et näeme kuskil circa 3 tunni pärast, kui õnnelik ma olen. Nii et stay tuned. Trenni peaks küttis ka parema veits. Ma vaatasin, neid ei kasutada. Töökindlada. Oleks sul üle poole paagi peal. Poole pealt Ja panen. kuskilt alla poole nad siis hakkab puterdama. Kui väga järsu kliki teed. Breaking the chain, feeling the gain, now I'm rising. Open the gate, never too late, no hiding. Wings open wide, trusting my God, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm moving in the right way. Oh, one day, I keep praying, I keep praying. I keep praying. I'm not alone. Ma ei tea. I think it was good. It was good. Et ühe ringi saime, aga ilmselt hea ring oli enam. Ma olin küll esimese ringi kohta pead lähed kilmalt peale. Mis see on? Lähed kiusama kohe. Oli vist ka nagu väljast või tund. Et nüüd on siuke, ma arvan, tunnike ootamist, sest me oleme suht teisel pool puud ja eel viimane. Aga ma ütleks nii, et tänane see rasv on ikka hea raisk. Tunne on ka hea. Autos on ka nii mõnus olla, et ma arvan, nagu hommikul kohvi kõrval ütlesin, mul on jube hea tuju, et täna tuleb. Ma olen siiamaani see tunne. Mis siin ikka? Tuleb ilus huvitav päev. Mul oli küll jumala mõina Jason. Saab külgsi sõita ja Külgsi tänane. Toome selle karika ma müüsin eile maha juba. Seda ma ei saa, aga see tuleb mulle alles jõuludeks koju tagasi, aga täna tuleb. Jason oli päris tegelikult okei. Ma ei tea, vaata autos tundus, et ma olin väga okei läheduses, aga kas... Ei, seal sai veel lähemale minna, aga kas oli mõtet suruda üldse nagu? Jaa, ma seal paari poole vahetusega mul ei jätnud endal ruumi. Saad liiga sisse läksin.
Olgu. Ja siis ma nagu ootasin, kuna ta seda poolt vahetab, Et aga Chase'is, kui on vaja, siis ma tean, kus saab veel paremaks. no, õnneks tegelikult on nii, et ilmselt no esimene see vastane on niisugune keeruline chase'ida, aga edasi on ikkagist pigem nad oskavad sõita rada kokku ikka. Õnneks me näeme vaata kõiki, kes meile vastu tulevad enne meid. Sa said õieti aru, et no ma ütlen ausalt, no ma küll olen puine, aga niisugune tekst oli minu meelest. Annavad ühe ringi veel. Need, kes teist ringi ei saanud sõita, need kutsuti minust tagasi starti. Okei. Tundub aus ka olevat tegelikult niimoodi. Ühe ringi pealt nagu valju minna. Ei, no lihtsalt, et osad sai 2, on ju, et noh, oleme inimesed, on ju, teeme nii, et kõik saavad 2, on ju. Вообще raisk sai ühe ringi veel, noh. Juba on normaalne oli, noh. Aga juba vaatasin, poisid tegid pätti ka, mõtlesid, et tulevad rügivad ka vahele, saad kohe minema. Ei, jumal okk oli. Ma olin küll väga happy. Natukene ühes kohast läks grammike laiaks, aga sihukese hea enesekindlus. Ma arvan, sihukese liidiga raisk me täna siin Tandem X-is kütame, nii paha hakkab. Ja täpselt nii nagu, ma ei hakka mitte midagi oma liidis muutma, et täpselt nii nagu on tulnud ja nii sõidan üle ja pushima, et see ei ole nagu see sõit. Alla. Selle ühe sõidu sõidame ära, aga need, mis me nüüd alt võtame, nendega mine refi vahetusse. Timm oli. Tehtud. Ja, nüüd tuleb päris vastane juba, et nüüd saame hakata veidikene suruma. Saame seal teha. Praegu me teadsime tegelikult, et ta oli trennid ja sujunud ja kvall oli ka napikas, et võtsime suhteliselt rahulikult, no ikka väga rahulikult. Et nüüd saame sõita, aga hea tunnen ikka, vaata. Vahet ei ole, et oli lihtne võit, et said edasi, vaata. Nüüd on 4 veel minna. Me siia nagu tussutama ei tulnud. Lõpuni välja. Poodiumi või mitte midagi. Kaido tahab tööd ka teha, nii et ta on nõus, et ma lõun autot. Kurat, jälle mikker sai. Palav või? No igaks juhuksid, et pea peab ju värske olema, nüüd saab madistada. Nüüd on juba madistamise aeg. Sõidud lähevad nii kuumaks, et peab jahutama ennast. Mul on sumps on nii kuradi kuum, et see mul on reaalselt nagu kõrbeb põhi nagu. Kaido siin juba ütles, et peaks sinna mingi teibi peale panema, et oleks natukene jahedam. Aga meil on siin jah, nüüd hakkavad lahingud. Et see esimene me teadsime, et see saab nagu saab hingata, et sõida lihtsalt nagu läbi, aga nüüd on juba, peab hakkama suruma. Aga trennis me ühe ringi saime chase'id, ühe saime liidida. Chase oli selline, et noh, läksid nagu. Ma arvan, ma olen selle mehega tegelikult madistanud ka, tal on Pat Karma, ta on ühe korra mind elus võitnud. Nii et ma arvan, et ta ei pane pilti kokku, sest ma sõitsin tolle 36-ga. Payback time. Nüüd on payback. Ma kunagi olen siin seda paybacki teinud teisel lätles jälle, nii et mul on traditsioon selline.
See oli peale stardijoont, ma lasin gaasi maha ja siis läks nurka paljuks, aga ma ei läinud üle. See peale finišijoont ju. Nii, mis see on? Ma lasin gaasi maha, vaata ju. Ei no see on spin ju. Spin oleks, kui ma oleks kuradi prioriteet. Ei no jaa, aga see on kontrollimatu lõpp sul ju. Ma ei tea, kas reeglid on vahepeal muutunud, aga peale finišijoont ei või ka spinni teha. Kui see on näha, et see on kontrollimatu lõpetamine. Ühesõnaga, nad ei andnud mulle praegu infot, nad ütlesid pärast sõita. Aga mina ütlen ausalt, et see oli see, kuhu sa jätsid oma sõidu. Sa võid vaielda mulle, aga me saime õhtul teada. No jõua, meil on siin circa nädal-2 on möödas, et meil ei ole seda lõpukokkuvõtet, sest lõpukokkuvõte oli selline, et Alex ja Kaido jäid Pro2 filmima ja mina papsiga sõitsin tagasi sealt Taugapisist ühe jutiga. Ja need targad sõnad siia video lõppu on see, et trenni ja veel trenni ja teinekord paremini. Ja meil nüüd tulebki tegelikult väga tihe trennigraafik enne sinna lõplikku võistlust ja kus meil on ikkagist vaja näidata, mida me suudame. Võistlusest, te kõik nägite seda pikka videot juba, ei läinud nii, nagu oli meeles ja keelel. Olid tõusud, olid mõõnad ja olid uuesti tõusud. Et kvalifikatsioon oli päris drastiline. Ühesõnaga, see oli täiesti, kui te eelmine aasta olete meie kanalit juba pikemalt jälginud, see oli täiesti copy-paste eelmise aastaga, et ei ole midagi muutunud. Aga kvallist ma tegelikult isiklikult ma ei rahule. Punktidega saab alati nuriseda. Seal olid mõned asjad, millest ma siiamaani täna aru ei saanud, aga see on drift, et tuleb nii nagu tuleb. Ja võistlusest, tandem-X, esiteks, ühesõnaga, ma ei tea, mis meil seal nüüd videos sisse jäi ja videos jäi, aga top 32, me teadsime, et see on nagu sõeda läbi, sõeda lihtsalt rada läbi, see peab isegi lähedal jõudma, aga top 16 oli selline hästi huvitav olukord. Ja see oli ka, ütleks nii, et täiesti copy-paste eelmise aastaga, pikk mõttepaus siiamaani, sest täna ütleme mingi 3 nädalat või 2 nädalat palju meil möödas Alex on, ma ei teagi isegi täiesti rumal asi, see on nagu nii lollakas otsus iseendal ja kõige hullem on see, et poole kurvi peal ma teadsin, et ma tegelikult ei pea tegema, aga tagakuklas oli see, et nagu fuck it, send it ja proovi veel lähemal jõuda. Seda ei olnud vaja teha, see oli täielik loll otsus, mis ütleme driftis on see millisekund ja see millisekund ma ise panin mööda, et piinlik on siuke asi, aga ütleme, et see juhtus Chase nagu nii-öelda järelsõidus. Kui ma maha tulin, siis ma tegelikult, miks see nagu võib-olla tekkis mul üllatus oli see, et ma oleks liidis teinud seda, siis ma oleksin täiesti mõistnud, siin ei ole millestki kommenteerida. Aga see juhtus Chase'is ja see ei olnud nagu spin, see oli lihtsalt ületõmbamine. Aga see ei tundnud nagu, et see oleks nagu midagi takistanud, aga vahet üle. See on nii loll otsus ja ma olin 8 tundi tagasi, kui ma sõitsin käruga ja autoga ja jutti. Ma mõtlesin päris palju selle peale, kui lollakas ma olen. Et kõik ilusad roppused asjad ma juba sõidmasin ennast, nii et seda kommentaariumisse ei ole vaja kirjutada, ma tean, kui loll ma olen. Aga muidu oli vahva, et tegelikult üle pika aja sai tõesti võtta aja maha, sai paraadi nautida, sai Läti kultuuri nautida, harida ennast ja oli siuke okei võistlus, et võiks paremini olla. Aga meil nüüd on selline huvitav seis, et me oleme esiviisikus ja meil on tegelikult 3. kohaga on ainult 2 punkti. Et meil on selline päris korralik etapp tulemas ja see etapp on nüüd 2 nädala pärast juba. Nii et 2 nädalat on meil aega, et mindseti muuta, et ise valmis olla, et auto oleks valmis. Ja ma ütleks nii, et pole vist veel ennem niimoodi olnud, et reaalselt nüüd eelviimane etapp näitab ära siis, kes on siis kas Alex saab neid uusi pükse kanda seal kaalal või mitte. Et minu eesmärk on kindlasti kõrge seal ja me kindlasti lähme suruma. Ja ühtlasi siia on nüüd see pomm uudis nüüd. Et tegelikult selle suksuga on meil viimane aasta. Et siin kaamera taga, kaamera väliselt on päris huvitavad asjaolusid praegu töös.
töös, milles kuulab juba ilmselt juba väga varsti, nii et kui sina arvad, et sa tahaksid tulla street-klassi sõitma ja ikkagi ikka maru hea autoga, siis kirjuta mulle. Et see auto peale superfinaale rohkem ei sõida, seda rohkem minu käest sõitmas vähemalt ei näe ja kes teab, äkki juba superfinaalis on ka võib-olla teine auto, võib-olla enne seda on juba teine auto. Et meil siin töö käib selle nimel päris põhjalik ja oleks isegi teadnud seda veel. Ja viimaseks asjaks, mis ma veel siia ütlen pikk juba tegelikult meil, et minge pange like, share, subscribe, kommenteerige midagi ja siis ma loosin välja kõrvalsõidu, sest et meil on ka väga palju üritusi tulemas, kus me osa võtame. See aasta me oleme kindlasti kohal siis Matsuril ja lisaks veel meie tihedale augusti graafikule, meil on seal etapp, meil on seal Matsuri, siis me oleme ka tegelikult sellises üritusel võtame osa see aasta nagu August Fest. Nii et kõikide kommenteerijate vahel läheb siis loosi kõrvalsõit, saate ise valida, kus te lähemal ise olete, kas te soovite Matsuril saada kõrvalsõitu või siis juba August Festil, nii et sellega ongi kõik. Nii et pange need põidlad, värgid, särgid ja proovime siis Kulbiloos teha tegusi, nii et tulge Kulbiloosse kaasa elama ja vaatame, mis saab. Kas saame neid ülikonda selga panna või ei saa, et seal selgub see. Nii et tšau!